Kallid vennad ja õed, tervitan teid ja kutsun kuulama lühikest mõtisklust vendlusest. Jeesuse kaks olulisemat õpetust olid Jumala isaduse tunnistamine ja inimeste vaheline vendlus. Jumala poole me palvetame ja palveldame pidevalt, kuid siin maa peal on ka ülioluline selline nähtus nagu vendlus, mis on jäänud pisut märkamata ja tähelepanuta. Nii nagu ikka on kõige alus meie taevane isa, nii ka nüüd, sest ka vendlus saab alguse temast kui isast. Ja kui nüüd mõelda, et Jumal on meie armastav looja isa, siis ei saagi olla midagi muud kui see, et meie oleme omavahel vennad ja õed. Seega on vendlus üks taevane ideaal, mille läidab meis meie usk Jumala isadusse. Siit omakorda tärkavad meie altruistlikud veendumused, mille viljaks on teiste inimeste ja ühiskonna teenimine. Jumalat tundvat inimest valgustab sisemiselt palveldamine ning väliselt on ta pühendunud kõigest südamest kõigi isiksuste kõikse vendluse teenimisele, hoolekandeteenistusele, mis on täidetud armust ja ajendatud armastusest. Inimene võib saavutada ühtsuse ja vendluse ainult temas pesitseva vaimu kaudu ja tema poole pöördudes. Vendlus on arenev nähtus. Ürginimesel puudusid loomulikud vennalikud tunded ja soov oma kaaslastega sotsiaalselt suhelda. Primitiivsed inimesed hakkavad omavaheliste rahumeelsete suhete tarkust mõistma alles küpsema inimkogemuse omandamise tulemusena ja inglite ustava hoolekande kaudu. Isegi normaalsetes arengumaailmades ei ole vendlust kerge saavutada. Rääkimata siis veel meie katseplaneedist, mis on kogenud nii paljusid arengunurjumisi. Vendluse saavutamiseks meie planeedil on oluline religioosne ilmutus. Jeesus näitas küll vaimse vendluse kohest saavutamise teed, kuid sotsiaalse vendluse teostumine siin sõltub väga palju sellest, millal me hakkame vabalt kõigi erinevate rahvastega suhtlema. Tekitame ühtse keele, saame võitu oma isekusest, riikide vahelisest vaenust ja kadedusest ning taipame, et inimeste vahelise vendluse eelduseks on ikkagi Jumala tunnistamine isaks. Saavutades tõelise vendluse, saavutame me tõelise vabaduse. Vendlusest sõltub ka ideaalne riik. Seega, kui me oma riigi juhtimisega rahul ei ole, peame selle muutmiseks kõigepealt ise teisi inimesi vendade ja õdedena nägema hakkama. Kui see kõigi inimestega nii juhtub, muutub ka riigi kord. Tekib ühiskonna kord, milles kõik inimesed kannavad meelsasti üksteise koormat. Nad lausa soovivad elada kuldreegli järgi ja teenida vabatahtlikult üksteist nii, nagu nad arvavad, kuidas Jumal seda teeks. Vendlust toetab igati ehtne ja isetu armastus. Kui iga surelik võiks saada tugeva kiindumuse objektiks, täidaks see hea loomuline armastuse viirus inimkonna tundeküllast emotsioonide voogu peagi sel määral, et armastus hõlmaks kogu tsivilisatsiooni ja see tähendaks inimeste vahelise vendluse teostumist. Kui nüüd mõelda, et kas iga kaastunde avaldus on ka vendluse avaldus, siis peab nentima, et nii see siiski ei ole. Me ei peaks toetuma võltsi kaastunde ebakindlatele tugedele. Inimese enesehaletsusele järele andes ei saa arendada tugevat iseloomu. Me peame mõistma ka seda, et kestev vendlus ei ole ka see, kui me inimesi vaid nende õnnetuste korral abistame. Tõeline vendlus tähendab seda, kui me pidevalt oma vendadega kontaktis oleme ja nende tõelistele vajadustele reageerime. Meie osavõtlikkus peab ulatuma ka julgete ja vaprateni, hoidudes samal ajal haletsemast liialt neid argpükslikke hingi,
kes söandavad vaid ettevaatlikult elukatsumustega võitlusse astuda. Ei maksaks pakkuda lohutust neile, kes annavad võitluseta muredele alla. Ei maksaks tunda oma kaaslastele kaasa vaid selleks, et nemad omakorda meile kaasa tunneksid. Tõeline vendlus, taevase isa taevariigi perevendlus, ei ole ka see, kui me oma mõttekaaslastega tugevat emotsionaalset sidet ja head tahet tunneme, aga samas kõiki teisiti mõtlejaid siuname. Taevase isa taevariigi perevendlus tärkab siis, kui me mõistame, et ka meie vaenlased on meie vennad. Jumala isadust eirates või eitades ei saa lihtsalt inimeste vahelist vendlust sisse seada. Kui nüüd mõelda veel, et mida vendluse saavutamine anda võiks, siis üheks oluliseks väiteks kirikule ja religioossetele rühmadele on Urantia raamatus see, et kirik, mis palveldab elavat Jumalat, kehtestab inimeste vahelise vendluse ja söandab loobuda oma liikmetele usutunnistuse osas survet avaldamast, võib oma tuleviku peale kindel olla. Need, kes soovivad saada paremat kontakti oma vaimu ehk mõttekohandajaga, peaksid armastama teist inimest ja soovima teda siiralt teenida, ehk siis tunnistama kõigest südamest inimeste vahelist vendlust koos aruka ja targa kiindumusega kõigisse oma ligimeestesse. Meie planeedile, Urantiale, saabub kestev rahu alles siis, kui nii nimetatud suveräänsed rahvad loobuvad oma suveräänsest võimust arukalt ja täielikult inimestevahelise vendluse, inimkonna valitsuse heaks. Mis tähendab, et kogu planeeti hõlmava rahu eelduseks on vendlus, mille tagajärjeks on omakorda maailma valitsuse loomine. Inimestevaheline vaimne vendlus kindlustab igaveseks hea tahte kõigi inimeste seas. Rahu maa peal ja head tahet inimeste seas ei saa teostada ühelgi muul viisil. See olekski see taevariik, mida Jeesus meile õpetas. Ta kuulutas: olen tulnud siia maailma ilmutama oma isa ja seadma maa peal sisse Jumala poegade vaimset vendlust, taevariiki. Seega on vendlus ja teenimine taevariigi evangeeliumi nurgakivi. Jeesus nägi taevariigi kõrges ja ideaalses vendluses Jumala tahte saavutamist ja täitmist. Ehk siis kõik need, kes soovivad täita taevase isa tahet, peaksid alustama oma kaaskondsete targast teenimisest. Lõpetuseks võiks öelda seda, et vaatamata sõdadele, erinevatele uskumustele, nägelustele inimeste ja konfessioonide vahel, on jumaliku vendluse taevariik ikka veel elus ja tõuseb lõpuks kindlasti sellest pikaajalisest surutusest niisama vääramatult, kui moonde käigus saab ühest vähem meeldivast olevusest lõpuks kaunis liblikas. Kallid vennad ja õed, soovin teile tõde, ilu ja headust. Kohtumiseni!